Tervist, on mind kuulda? Vist on. Villem Vohu on nimi, olen Ettevõtlusinnovatsiooni Sihtasutusest ja korraldajad palusid mul rääkida täna energiamahukast tööstusest, energiamahuka tööstuse perspektiivist Eestis. Alustuseks tuleb ära öelda, et see on selline, et see sõnapaar on midagi, mida me viimase paari aasta jooksul oleme siin PR-ettevõtete ja ajakirjanduse vahendusel kõvasti kuulnud, seda kasutatakse tihtipeale sellises kontekstis, et see on miski, mis meid peaks järsult rikkaks tegema, aga see termin ise jätab saladusse, et kuidas täpsemalt. Aga näiteks teile siis mõningaid slaide. Ehk siis hakkame selle termini enda lahkamisest peale. Energiamahukas toode või teenus, see on selline toode-teenus, mille nii-öelda lõpphinnas on oluline osa energiakulul, ehk et ta mahutab palju energiat. Ja paradoks on selles, et mida lähemal tooraine töötlemisele, seda suurem on energiakulu ja hind samal ajal on väike, ehk et pigem on need energiamahukad tööstused sellised primaarsektorile lähedal, tooraine töötlemisele lähedal olevad ettevõtted ja see omakorda tekitab paratamatult selle seose, et meil on energiamahuka tööstuse konteksti üle arutamisel vaja kogu aeg silmas pidada Eesti kohalikku ressurssi, sellepärast et globaalses toorme töötlemises me kindlasti selle elektri hinna juures osaleda ei saa. Me on lihtsalt liiga volatiilne, liiga kõrge ja me peame jääma nii-öelda kohaliku toorme tasemele, mis iseenesest ei ole sugugi mitte nagu ka halb mõttekäik, sest tooret väärindamata kujul välja vedada ei ole mõistlik. Nüüd sellest omakorda tekib järgmine seos, ehk et energiamahukast tööstusest saab Eestis rääkida ainult väga tugevas kontekstis keskkonnakasutuse poliitikaga. Kui me ikkagi nagu metsa raiuda ei taha ja maardlaid avada ei taha, siis toa teises otsas energiamahukast tööstusest rääkida ei ole väga mõistlik. Et need on nagu omavahel väga tugevalt koos käivad komponendid. Ehk et sellest energiamahukusest on meil saanud teatav selline termin, mida kasutatakse kuidagi ilma selle sisu avamata ja ta ei ole ka kuulaja tarbeks nagu väga selline hea termin, sest ta ei ava sisu. Ma ei suutnud panna vastu kiusatusele ja näitan teile nagu selle mütoloogia sõnastiku muid termineid veel korraks. Et energiamahukusest me juba rääkisime, eks ole, teine lause on see tehke turu vastu. Elektrienergiaturg, mis on väga tugeva riigi sekkumisega, kas siis hinnakontrolli, subsiidiumite või siis sõna otseses mõttes sekkumise kaudu, ei ole vaba turg. Ehk et see lause tehke turu vastu on selline tihtipeale avaliku sektori töötaja tüdimuslause, mida ta ettevõtjale ütleb siis, kui ta enam väga niimoodi retsepti ei oska pakkuda, kuidas olukorda lahendada. Ja kolmas selline selles kolmikus on hankige tehnoloogia neutraalselt, mis omakorda põhineb sellisel illusioonil, et tehnoloogiad justkui on absoluutselt universaalsed. Et ei ole, et tehnoloogiad täiendavad, mitte ei asenda üksteist. Ja siin on oma probleem veel selles, et Eesti kontekstis on mõningate tehnoloogiate puhul ikkagi väga keeruline tekitada usutavat konkurentsi, sest projekte lihtsalt ei mahu siia. Nii et kui me räägime sellest kasvukeskkonnast, siis see üks eeldus kasvukeskkonnale on see, et me võiksime mütoloogiast kuidagimoodi vähäval lahti öelda. Aga see oli kõrvalepõige. Et mis meid siis teeb jõukaks, kui energiamahukus ei tee? Et meid teeb jõukaks efektiivsus. See graafik, mis teil siin ekraanil paistab, on Uku Varblase koostatud Arenguseirekeskuse analüüs ja see kirjeldab seda, kuidas erinevad riigid kasutavad energiat, kui palju võetakse ühest megavatt-tunnist välja lisandväärtust, ehk siis see on saadud energia lõppkasutus, jagab SKT-d ja teine telg on mõnevõrra tuttavam termin, see on siis SKP per capita. Üldjuhul need, kes on
jõukamad on ka efektiivsemad energiakasutajad. Eesti täpp on siin veel 2 kohas näidatud, see punane täpp näitab Eestit aastal 2020 ja Eestit aastal 2021, me vähehaaval liigume ülespoole sellel graafikul mööda seda lineaarset telge. Meist on tegelikult vaid 2 riiki, kes on meist jõukamad, aga kasutavad energiat pisut ebaefektiivsemalt, kui seda nii saab öelda. Need on Kanada ja Soome, mõlemad on külmemas kliimas, paratamatult peavad rohkem energiat kulutama, aga mõlemad on ka väga tugevad tooraine töötlejad. Ehk et see tingib selle positsiooni niisuguses kohas. Tõenäoliselt Eesti sellesse Kanada ja Soome klubisse hästi ei sobi. Meil on seda looduslikku ja maavararessurssi ikkagi pisut liiga vähe sellise arengumudeli jaoks. Mis on see komponent, mis siis võimaldab Põhjamaadel teha meist paremat energeetika väärtuspakkumist? Ja ma tegin siia 2 tabelit, ma loodan, et need ekraani pealt on näha, need tabelid, esimene grupp on tuumareaktorid, täna kõik töös olevad Põhjamaade tuumareaktorid, 11 tükki, ja teine grupp on hüdroelektrijaamad, need hüdroelektrijaamad ma valisin lihtsalt sellel põhimõttel, et võtsin 5 kõige suuremat igast riigist. Ja see komplekt kokku, need tuumareaktorid ja hüdrojaamad, mis siit vastu vaatavad, on kokku umbes 1/6 kogu Põhjamaade installeeritud võimsusest. Ja millele siin tasuks tähelepanu pöörata, on see, et vaadake nende käikuvõtmise aastaid. Ainult Olkiluoto 3 on see, mis jääb finantsprojektsioonide vaates siiapoole horisonti. Kõik ülejäänud on tegelikult eelmiste ettevõtjate põlvkondade, mõnel juhul lausa vanaisade loodud varad. Ehk et need on pikaajalised varad, mis endiselt töötavad. Nad on oma kapitalikulud ammu ära kandnud, aga need ikka töötavad. Ja tõenäoliselt nad töötavad veel aastakümneid. Ja see on meie konkurentsipositsioon. Need on meile lähedal, need on meie naaberriigid ja nad suudavad niimoodi energiat pakkuda. Ehk et pikaajaline vara on võtmetegur. Meie tänased tuulepargid, meie tänased päiksepargid on 30 aasta pärast lähevad uuele ringile. Nemad seda tsüklit kaasa ei tee. Mida me saame pakkuda, kus me saame konkureerida, meil on 2 projekti, mis enam-vähem kõnetaksid seda dimensiooni, üks on tuumajaam ja teine on Paldiski vesisalvesti. Vesisalvesti on põhimõtteliselt hüdroelektrijaama ekvivalent, samamoodi graniidikeskkonnas suudab pikka aega vastu pidada. Ehk et tema eluiga on ülipikk teoorias. Nüüd, kuna me siin oleme ja Paldiski vesisalvestist räägime, siis ma tooksin nüüd selle graafiku peal teile veel paar sellist mõtteainest juurde. Kõigepealt siia graafikule on näidatud siis töötajate arvu ja SKT siis miljonit eurot aastas jaotuses nii Paldiski vesisalvesti prognoos, mille on KPMG koostanud, kui ka nende siniste punktidena on nüüd niisugused projektid, mida Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus on menetlenud kui võimalikke välisinvesteeringuid. See Paldiski vesisalvesti on selliseks pikaks venitatud lihtsalt seetõttu, et aasta alguses välja tulnud KPMG prognoosi on erinevate ministeeriumite analüütikud on seda kritiseerinud. Ja see kriitika on olnud väga erinevates komponentides ja selleks, et kõikidest kritiseerivatest analüütikutest lugu pidada, ma venitasin selle punkti nii laiaks, et see kataks kõike, mis on vahemikus 250–400 miljonit SKT mõju aastas. Ja see esimene lugu, mida see graafik meile räägib, on see, et me kipume niisuguste projektide analüüsis jääma selle punase laigu sisse ja arutama väga pingsalt selle üle, et kas üks eeldus on õige või vale või kas seda on järgmise 30 aasta kontekstis nagu mõistlikult hinnatud ja nii edasi. Aga me kipume nagu muu maailma sealt kõrvalt ära unustama. Need sinised täpid on see muu maailm. Nende sinistel täppidel, nendel projektidel on üks ühine oluline tunnus. Neid ei ole mitte kunagi Eestis tehtud. Läbirääkimisi peeti, projekte analüüsiti, aga nad ei investeerinud. Osaliselt ka seetõttu, et meie elektriturg on selline, nagu ta on, liiga kallis nende projektide jaoks.
Aga seal võib ka muid põhjuseid olla, ma ei saa seda ainult nagu siduda elektri väärtuspakkumisega. Ja mida me siis peaksime siit kaasa võtma, on see, et selliste Paldiski tüüpi projektide, strateegiliselt oluliste projektide tegemisel me ei jääks sinna selle punase laigu sisse tuuritama ja arutama selle üle, et kas see on nüüd 10 miljonit suurem või väiksem, vaid tajuma nii-öelda suurt pilti. KPMG ei saanud oma tulevikuprognoosis arvesse võtta ju mineviku andmetest neid sündmusi, mida minevikus ei toimunud. Ja seda trendi muutvat muutust, kui me seda arvesse ei võtta, siis me tegelikult ei ole innovatsiooni mõju analüüsinud. Nüüd teine lugu, mida see graafik meile näitab. See teine lugu on see, et kui me vaatame projekti 3 ja 4, siis nad on märkimisväärselt kõrgemal ülejäänud projektidest. Projektid 3 ja 4 annavad meile umbes 85% kogu majandustulemist, selle konkreetse 8 projekti summaarsest teoreetilisest majandustulemist, aga kasutavad ära 40% elektrienergiast. Need ülejäänud, mis seal all puntras koos on, need tarvitavad ära 60% elektrienergiast, aga annavad 15% majandustulemist. Ehk et tegelikult nendel projektidel on vahe. On oluline vahe ja see vahe tulebki sellest, et need, mis seal all nurgas on materjalitöötlejad. Nemad töötlevad ümber erinevaid Eesti ressursse. Samal ajal projektid 3 ja 4 on tööstusseadmete tootjad. Ehk et me peame nagu väga hoolega ka mõtlema, mille peale me seda nii-öelda võimalikku energiat kulutame, sest see vahe võib olla märkimisväärselt oluline ja pigem viivad meid sellel paar slaidi tagasi näidatud lineaarset telgemööda ülespoole ikkagi pigem nii-öelda tööstusseadmete tootmine, et olgugi, et siin aeg-ajalt mõne materjali ümbertöötleja PR-kampaania on väga mõjus, on tööstusseadmed ikkagi see, mis meid edasi liigutab. Ja kolmas lugu, mida siit graafikult võiks nagu enda jaoks kaasa võtta, on see, et tegelikult seda pilti vaadates võib alati küsida, et mis siis ikka, et las siis Paldiski vesisalvesti teeb nüüd siis seda projekti, kasutades kõiki neid mütoloogia sõnastiku, et tehnoloogia neutraalselt ja turu vastu ja suures mahus, eks ole. Aga see probleem seisneb selles, et sellistel projektidel on ülipikad realiseerimise ja tasuvustähtajad. Minu rehkenduste järgi see vesisalvesti projekt on selle aja jooksul toimuvad 6 Riigikogu valimised ja ta tegutseb valdkonnas, kus on väga tugev riigi sekkumise risk. Ja see, mida riik peaks nüüd sellises situatsioonis tegema, on kõigepealt maandama ära iseenda heitlikest otsustest tuleneva riski. Mitte rahavoogu katma. Vaadates, kui volatiilne on täna elektrituru hind, siis see projekt tõenäoliselt töötab selle volatiilse turu pealt ise ka, aga ta peab iseenda riski, riik peab iseenda riski maandama. Ja see on nüüd nagu see EIS-i roll antud olukorras. Me analüüsime võimalusi, kuidas sellist riski maandada, aga et see jääks nagu Paldiski keskseks, siis tegelikult sellist riskimaandamisinstrumenti on riigil vaja ükskõik missuguse suure projekti realiseerimiseks. Nii, minu jutt sai vist otsa. Võtame kokku. Mida vähem me mütoloogiat topime oma teksti, seda õnnelikumad me oleme. Mida efektiivsemalt me energiat kasutame, seda õnnelikumad me oleme. Mida pikaajalisematesse varadesse me suudame investeerida, seda õnnelikumad me oleme. Ja me peaksime aru saama sellest, et strateegilised projektid vajavad tegelikult mingeid maandamisinstrumente ka riigi poolt. Ja maandama ei peaks mitte tehnoloogilist riski, selle tehnoloogilise riski võtavad ettevõtjad ise, vaid me peaks just iseenda heitlikust meeleolust tulenevat poliitilist riski oskama maandada. Ongi kõik. Aitäh! Kas kellelgi on Villemile küsimusi? Nii, ma vaatan hästi hoolega, äkki ikkagi kuskil mõni käsi tõuseb. No mul jääb ainult üle järeldada, et su jutt oli lihtsalt nii selge. No nii, väike ettevõtja saab sõna. See ei ole tegelikult minu küsimus. Jaak Aaviksoo pani selle kirja ja mina pean ette lugema, et kas EIS-il võiks olla kavas ka mingi selline riskimaandamisinstrument, millega kogu Eesti rahvas saaks riigi riski vastu kaitsta?
üks kunagine tööandja on mulle öelnud, et kui te ennast kõikide riskide vastu ära maandate, et siis lõpetage unistamine kasumist. Kas see vastus sobis? Järelikult me jätkame riskimist selleks, et peale järgmist arutelu šampust juua. Ole hea, aitäh sulle!